Hei! Võtsin korvi kaasa, siis tulin oma seda metsa sellega tegelema. Tšau! Mille veel vist leiab mingid maasikaid seal. Ei leia eriti. Ma mõtlesin, et korjan oad ära ja vaatan, mis siin toimub. Võib-olla võtan mõne porgandi välja, et äkki viskan ahju. Ma vaatan, võib-olla peedid on ka liiga tihedad. Natukene mõtlesin, koristan seda võsa ära nii kaua, kuni Lili magab sellest, et no siin on... Kusjuures ma olen seda sidrunmelissi juba ühe korra tegelikult maha püganud. Aga nagu sa näed, on ta jälle seal samasugune. No seekord on siin hull võps sellepärast, et mul on vaata see... mis see siis nüüd oli? See on lillernas. No see uba, mis iganes. See on siin nagu sein mul. Aga vaatame siis, mis saab. Juba päris suured, peaks juba ammu ära korjama tegelikult. Ups. Ma ei mõelnud üldse, et siin nii palju seda värki on. Ma mingi ühe väikse korviga tulen siin. Sest nagu 3 korda või ma isegi ei mäleta, kui palju ma neid, mitu korda ma seda uba seast maha panin. No, praegu on vist 2 normaalset taima siin, millest saab midagi korjata. Paar tükki on siin veel, aga need on mingid hästi väiksed, ma ei tea. Need ei ole eriti suureks kasvanud. Jah, põhimõtteliselt kahe taime... Oi, siin on mingi hoopis katke. 2 taime küljest saan siin midagi. Aga noh, tõesti midagi saab. Eelmine aasta suutsin totaalselt üle kasvatada neid, siis need on ju nii rõvedad. Tundub, et ega nad tegelikult suht ühe korraga saab kõik ära. Mõni on vist kole veits.
porgandid siin teevad. ma olen nii palju neid konnasid siin näinud, et ma ei julge suure hooga siia minna. siis mul alles seal suvikõrvitsate juures jälle ükskord konn hüppas sealt. Of course, mul on ju porgandid arveldamata need. Vaatame, mis siit tuleb. Ma mõtlesingi, et ma võtan need mõned junsud siit välja, et peseb ära lihtsalt viskab ahju äkki. nii hea on siit vahelt nüüd kokkida. mingi käsi kaudu otsin siit kuskilt. hullult märg on ka, just tuli mingi vihm. mõtlesin, et ma plaanisin täna välja tulla, et kas ma üldse saan. ülimagamise aeg, sellepärast et of course, siis hakkab sadama. nii hea on, et nagu need pead tulevad ära või noh, need roheline see saba tuleb ära ja siis ülejäänud jääb maa alla. siit saime veits sõredamaks. see isegi väga tihedalt ei ole. ma imestan. väga palju ei taha neid võtta ka, kes see sööb. Miila, ma ei tea, kes tahab neid üldse. võtan mõne purgand. kuule, see tuli küll päris ilus. pikk. pärast pesen, vaatame. no ei ole siin peeti ega midagi, need on nii väikesed siin. aga noh, ma ei tea, no mõni on suur ka, no. Need on kõik väiksed siin. Need lehed on nii ilusad, huvitav, kas neid ei või süüa? pärast näitan lähemalt. ülipinnud. mõni on ikka suurem ka, aga
aga ikka siuksed megatillud. mul on siuke tunne, et siin on nagu keegi käinud, sest no sibul on nii suur. noh, sellise tippsibula võiks maha panna. aga keegi on siin kaevamas käinud, sellepärast et mingi suur auk. tea, mis värk siin on. aga sibulad on, pealt on juba koledad, nagu võiks arvata, et võiks nagu ära hakata neid võtma. Umbrohtu on väga-väga palju, sellepärast lootsin, et ma saan täna natukene siin midagi teha, aga ma ei suuda nagu kuskilt alustada, sest siin on liiga palju. nii. Till on ilus. Seda ma ei puuduta, sellepärast et äkki ikka mõne kurgis on ka veel seasta teha. nii palju siis sellest, et ma tahtsin kindlat kätte panna. See on käed ikka mulle. Nüüd hakkab sadama. Nii, sadama hakkas. Ja siis ma mõtlesin, ma kolin kasvuhoonesse praegu. Ma vaatan, kas ma siit nii kaua teha. Vist paar asja veel kinnitama siin ja no vist mõni tomat vaja siin ära võtta. Kui ma võtan siit kätte, siis ma kogu aeg mõtleks, ma peaks selle tilli ära võtma, samas ootaks veits, siis saaksid nagu seemneid. Samas ta külvab siis jälle igale poole. Aga till ei ole nii hull nagu isegi, kui ta külvab ennast igale poole. Mul on vaja siin hakata kurke ära võtma, need muidu kasvavad jälle liiga suureks. Mõned purgid saaksid kurki võib-olla teha. Ma peaks selle ära kasutama enne, kui nad liiga suureks kasvavad. Aga mul on praegu tunne, et okei, need on kõik seda mulda täis. Nagu mul on tunne, et veits nagu ma olen ikkagi suutnud nagu pidurdada seda putukat, sellepärast, et ta ikkagi ma ei tea, kas see filmis nüüd seepärast, mul hakkab kaku tühjaks. et ma olen suutnud natukene ohjeldada seda putuka teemat, sellepärast, et ta ikkagi ajab veits nagu neid külgteemat juurde, sest vaata muidu ta ju totaalselt pidurdusse. No, et siin on ikka väiksed need nagu küljes, mis ei ole nagu kõik kollaseks läinud. Et siin on kollased ka, aga nüüd võib-olla on vanast ajast ka, kui ma ei tea. Siin on väikseid on veel. Praegu on vaata hästi niiska ka väljas, vihmane ja siukene, et siis ma ikka leian, siin on nagu kurke. Ma peaks nüüd ikka ära korjama. Paar purki jälle saan teha. Okei, ma ei hakka kuskilt keskelt pihta, ma näitan kiire ringi ka sulle, mis toimub. Nüüd peaks olema need lemon. Ma ei tea, sellist imelikku värvi, aga kuna mu paprikatel kõigil on midagi viga, siis ma ei imesta. Ma ei tea, kui nad on sellised, kas nad peaks ära võtma või? Miks nad üldse sellised triibulised on? Kas nad on valmis? Kui ta on selline tume, siis ma saan aru, ta ei ole valmis. Kas sa näed üldse midagi, sa ei näe midagi?
kui ta on selline tume, siis ta ei ole valmis, aga kui ta on selline katkine, kas ta on valmis? Mul on üks habanero. Ilmselt seda ma ära ei julge siit võtta. Võtta, ma lähen siia praegu tagasi. Kajennid ilusti on siin juba lähevad punaseks. Jumala palju on küljes, nagu sa näed. Ma ei tea, kas sul on ka samamoodi täis. Ma ei ole ju enne kasvatanud, ilmselt ta võib-olla kasvabki nii. Lehti muidugi eriti ei ole, need on kõik juba maha kukkunud selle, mis iganes, kes teda sööb või mis talle ta on. Muideks, need pukspuud või mis me olime, need oksad, mis me panime nendele mõlemal juured all. Ma just täna vaatasin, mõtlesin, et kisun veits, et kuidas nendega lood on, et kas on, hakkavad juured tulema. Aga ma pean siin, tegelikult ma ei ole väga settimas käinud, aga Hiiumaad ilusti juba kasvavad. Ühe Hiiumaa ma vist juba olen saanud ka. Mulle tundub, et siit juba hakkab ka kohe üks tulema. See oli Poseidon. Poseidonil on ka midagi viga, see mingi allitab siin juba. Võib-olla ma olen liiga palju vett pannud, sest nüüd ma ju nii hoogsalt kastan, sest Külli ütles, et ma kastan nii vähe. Siin on mingisugused asjad. See oli nüüd see, mis ma sulle enne saatsin. See hurmaa. Ilusad suured tomatid muidu. Väga suured isegi. Väga raske ka, see nöör on of course, aga kehva, aga no saab hakkama. No, lehed on ikka mingid kahtlased, aga niikaua kui väga hulluks pole läinud, siis see oli juba järgmised siin tulevad mul tavaliselt punased. Huvitav on see, et siin on nagu tipuga ära lõpetanud selle. Kuigi on sama sort on kõrval ja see paneb ma ei tea kuhu juba siin. Ma nässin, mul on nagu mõned siin tomatid vaja ära korjata. Siin on juba isegi üks läheb juba lõhki seal. Ma mõtlesingi, et ma pean täna tulema, et korjame ära enne kui läheb siin. Noh, lähevad katki, siis nad ei seisa. Sherrit panevad siin hullu, aga noh, see on juba tavaline. Ma eile käisin õhtul kastmas. Nägin, et see üks oks oli mega siia üles välja, nii ma ei mahtunud liikuma. Ma veel mõtlesin, et ma täna tulen kindlasti, et ma sätin seda oksa. Aga no of course, kui ma täna tulin, siis ta on juba täiega siin murdunud. Et ma pean sellega kindlasti täna tegelema, pean vaatama, kuidas ma teda siia kinnitada saan. Ma saan siit vahelt vist ka mingi nööri panna. Ma teen sulle ringi ära, siis ma hakkan seda sättima siin. Õnneks see tomatiga vist äkki juhtu midagi. Noh, siin need suured siin ootavad. Ma oleks oodanud, et see oleks nagu veel punasem olnud. Ma oleks tahtnud, et oleks veel punasem olnud. Ja see on ka juba näe lõhki siin. Ma isegi nagu ootasin, et äkki ta läheb nagu veel punasemaks. Aga noh, ei läinud. Siin on ka mingi hiiglane juba. Siin on kõik ilusad, on vaja ära korjata. Aga no kobarad on see aasta nii raske, et mina ei saa aru. No näed, jälle on murdunud. Mul eelmine aasta ma ei mäleta, et oleks olnud, aga no nii palju kobaraid on. Vaata, ühe selle oksakese küljes on mitu kobarat ja see on liiga raskene. Ma ei tea, ma vaatan ainult ringi, aga ma ei näe üldse, kuidas ma filmin, nii et sorry. Vahepeal see on ka. Mul mõni see pikk tuust on seda salatit, siis ma pean need ka ära tirima. Ma loodan, et see ikka kuuled ka midagi, seepärast, et see vihma sabin on. Need tundub, et on mingi hilisem värk. Siin on mingi ka kullane. Maitsime seda. On ka päris hea. Nii. See oli see, millel oli see, selle kõrvaltaimel oli see tipumädanik. Kogu käin ja vahin neid otsusid.
ühel on, ühel ma näen, et siin on mingi hästi pisikene, aga teistel ei ole rohkem edasi tulnud, ma vähemalt kogu aeg käin vahin ja nüüd ma olen ju vaata selle kaltsiumi veega nüüd kastnud ka juba päris mitu ringi. Et äkki ikka sellest on nagu abi olnud, ma ei tea. Loota võib. Natuke sätime, väga hull, isegi seis siin kasvuhoones ei ole, sest kuna ma ju ei jõua mitte midagi selle pabula kõrvalt teha, siis ma olen kasvuhoonet nagu proovinud ikkagi nii palju kontrolli all hoida, et siin nagu väga hulluks asi ei lähe. Nii, see on malle. Ei tea, mis värvi. Peaks olema eks ju punane. Aga kobar on väga-väga suur. 2 poole läheb. See on nagu 1 varre küljes ja 2 poole läheb. Nii. Siit on otsad on need ära. Ja siin on tegelikult nagu veel vaata küljes, aga ma ei tea, mis nendest nagu, kas nendest junnidest tuleb seal midagi. Aga värvi ei ole muutnud, nii ma ei oska öelda, mis siit tuleb, aga mul on selline tunne, et see kujult on nagu veidi teine kui sinu oma, et äkki ikka tuleb siit õiget värvi. Kuna teen siuksed vaated ka, siis sa näed, mis toimub. Ma ise mõtlen, et kas ma peaksin hakkama hoopis tippusid ära võtma vaikselt. Palju meil veel aega on siin. Kobaraid on nii palju küljes küll, et võiks ära võtta äkki. Ma näen, et siin on mingid hullud need kõrvalvõsud. Ma pean minema need ka ära lõikama. Ma hakkan siduma ja siis ma hakkan neid ära võtma. Ma võtan küll, kui ma käin, aga need kõrged on siin siukene võsa, et sinna jääb tihti vahele. Sinna ma ei näe neid. Okay, näitan korra tagant vaatast. Kaugelt vaatast ka, mis üleüldine pilt on. Vot. Täna on nii. Vaatame, kas me saame siit midagi paremini kinni. Loodame. Hästi ei jäänud see. Äkki kõige paremini. Nii. Ma oleks nüüd selle siia külge panna ja teise oleks nüüd siia panna. Okei. Äkki saame hakkama. Kas ma seda siin mulla sees keerutan? Täiele sajab, ma ei tea, kui palju see üldse nüüd kuuleb. Võib-olla see
isegi enam-vähem mahun liikuma. Aga see on parem. See on parem, et ta vähemalt ei murra võib-olla neid oksi ära. Siin ta toimub midagi. See on küll teine sort, aga ma igaks juhuks teen talle mingi asja siia. Ma räägingi, et ma siit kunagi nagu ei leia, ma hakkan siit otsima ja siis lõpuks ma avastasin, et mingi siuksed pikad on need. Segadus on siin, et siin on üks veel pikad ja see on teisel pool. Okei. Jälle siit mõne lehega lippvärsast, et siin on suht vusa. Meil isegi müristab. Aga enne lasin Niilale, et ta paneb koera kinni, muidu see on jälle õige kuu paneb jooksu. Mulle ei meeldi tegelikult võtta, ma võtan tavaliselt kobara järgi, et kobarast üles poole tavaliselt ei võta millegi pärast neid lehti, ma ei tea, kas mu teooria on õige, aga ma isegi ei tea, mida see teeb, aga nii ma olen otsustanud millegi pärast. Kui tomatile vastu, siis see võib ka ära kukkuda. Või tahad, et ma võtan ära? Mine siis edasi. Palun. Päris nuku. No nii. Vaatame, mis siinpool ka siis toimub. Oih, see ots. Ma ei saa ära lõigata. Seal võib libe ka olla, ole ettevaatlik. Jah, aga ära siis hakka saltosid tegema, palun seal. Nii, ma lähen toon nööri, sest kui ma veel kinnitada. See ei näe siit midagi. Nii. See kaamera on nagu must või? Siukseks uduseks ka see värk minna. Nii, mis asja ma pidin kinnitama? Okei. See. Šliin. Mine ära. Parem. Peame selle ühe veel siit kinni. Ma ei tea, kas see jõuab siit midagi kasvada üldse nii palju. Ma olen enamus kobarad on niimoodi ära muljunud, et kas ma pean hakkama tõesti kõiki neid kobaraid üles tõstma.
ma juba kuulen, kuidas Kaia ütleb, jaa, sa pead seda tegema. tomat äkki on ikka nii palju leplik, et saab hakkama. Selle see ka oli muljunud siin, ma seda siin juba natuke tõstsin. Ma näitan, aga ilmselt see ei näe seal mitte midagi. Nagu ikka seda jalga ka oleks vaja, eks ole. Juba hea oleks film. Paneks püsti ja ma ei ole kindel, et nüüd siia korvi kõik ära mahuvad need kurgid. Siit tuleb. Siin on tomat ja kurk ja võiksid siis kuhugi siia minna. Nii. Oi, sorry kurk. Aga mul ongi nii palju kurke, et võiks veel ära tirida neid küljest. Nii. Ma vaatan, kas ma näen mõnda putukut kuskil minema. Ma räägin nii vaikselt ka, arvatud sa ei kuulada pärast midagi. Võib-olla peaks vähe selgema häälega rääkima. Ai, kui teravad nad on. Nüüd peaks selle kinda võtma. Nii, kurkid, kurkid, kurkid. Siinpool on nii võsa, aga ma ei taha siit mitte midagi ära lõigata, sellepärast, et ma tahan midagigi kurki vähemalt saada. Et ma kardan, et kui ma midagi ära lõikan, siis võib-olla juba jälle saan nagu vähem seda. Natuke ikka saan, aga ma proovin, et nagu mitte liiga suureks need kasvatada, et ma jälle nagu liiga suuri jälle ju ei pane sinna purki ja siis jälle sööme niisama ära ja siis jälle ma nagu purki ei saa, aga ma tegelikult söönud oleme juba päris palju neid. Kes oleks teadnud, et alguses nagu kui oleks alguses teadnud, et nii pekki läheb see kurgivärk, siis ma oleks hakanud kohe sisse tegema. Aga noh, ma ju ei tea ette midagi. Nii, võtame siit poolt ka siis ära ja siis on äkki mõne purgi saab. Ma peaks nagu kogu aeg endal vaata seda mingit porgandit kodus hoidma, vaata siis saaks toomesalatit teha, see oli hullult hea eelmine aasta midagi. Selline minev kraam. Ei ole kus seda isegi ühtegi järganud. Sellel on nagu hea neid suuremaid ära kasutada, sest siis saaks vähemalt mingit salatitki, kui mul oleks mingi kurka veel järgi seal, aga
ma räägin, need ju ka osad seal külm võttis ära ja aga ma ei tea, ega ma neid pehmeid vaatan ise ma siin väga ei taha süüa. Nii et siin on. Sa võib-olla näed kaamerast paremini mõnda kurki, aga ma ei näe rohkem. Tegelikult siit tulevad järjest need pikad kurgid ka nii palju, et ma nagu ei ole nagu söönud neid. Siis ma räägin neid ülekasvaid kurke liiga palju, et neid pikka ei jõua süüa ka. Okei. Siin on ka liidus. Mis nüüd saab? Teisele poole ka korraks. No lilled on sellised märjad ja ohakas. Siin on nii jõhker ohakas, aga noh, siit tagant on see veel, hakkab siin seemendama üks päev ennast. Rüüsel ma vaatasin, et isegi ma nägin kuskil mingid kellukesi, näed. Näed, nüüd näed. Nii, teeme viimased kiiremad sammud, sest Liivi ärkas ja mul on juba 10% akut, nii et hiigel suur suvikõrvits. Of course, ärme võtta täna ära, ootame veel ja siis on nagu mingi kilomeetrine ja siis ma mõtlesin, et suva, mis kasu. Mis ma selle kõike teen. Aga ma väiksid pumpkinsid. Pumpkins. Yes. Üks pumpkins on seal kole. Ma ei saa lähemale minna, aga ma arvan, et sa näed. Ai. Siin on liiga, ma arvan, kinni kasvab see värk siin. Ja siis sellel kurgil ei ole üldse ruumi seal. Võtan ühe suvikõrvitsa ära siit sellepärast, et ta on praegu hükkana paras. See kasvab lihtsalt samasuguseks hiiglaslikuks parast. Nagu see üks luban. Ma sain veel Külli käest teada, et tegelikult need patissonid on sellised nagu suvikõrvitsad, et nad võid kohe väikselt ka ära võtta ja siis ära süüa. Nii et ma olen of course nüüd liiga suureks kasvatan. Aga vaatan. Ka seal õhtusöögil Margitile tegin seda täidetud patissonit, ta oli mingi mega sillas. Tuli. Siin on päris palju neid siukseid purakaid, aga praegu rohkem ei võtta ära. Ma võin neid nagu tükeldada ka sinna, ma tahaks marineerida, proovida marineerida neid.